esimene küsimus on selline, et järsku sa kommenteerid Erametsaliidu seisukohta ja käiku nüüd Riigikogu liikmete poolt algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis siin eelmise aasta lõpus on neil sisse antud ja võib-olla ka selle mõju uuele jahiseaduse eelnõule, mis hetkel on ka Riigikogu menetluses. No see Riigikogu liikmete poolt algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu nii-öelda põhimõtteline eesmärk on ikkagi seda olemasolevat seadust pikendada ja seda 5 aasta võrra. Sellega ütleme meie kindlasti nagu rahul ei ole, me kindlasti ei toeta seda eelnõud ja me oleme seda ka väljendanud. Mida me natuke võib-olla kardame ongi see, et mõlemad eelnõud liiguvad Riigikogus edasi ja ütleme see mõju nüüd Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõule võibki olla see, et see töömaht lihtsalt Riigikogus on suurem ja seetõttu see võib pidurdada siis nüüd seda Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõu menetlemist. Et see on nagu selline põhimurekoht. Ja eks ka nagu selle jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatajad ka on ütelnud, et see Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõu peaks rakenduma 1. märtsist, kuna vastasel juhul 64 jahipiirkonda nii-öelda lakkavad eksisteerimast, et soovitakse saada siis nii-öelda täiendavat aega, et põhjalikult seda Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõud menetleda, et see asi ei tuleks nii kähku, et me peame nüüd tõesti jaanuari lõpu, veebruariga ühe seaduseelnõu Riigikogust nii-öelda läbi laskma. Et me näeme seda Riigikogu liikmete poolt algatatud eelnõu alguses näeme seda, et see võib olla ajutine lahendus, et lihtsalt saada täiendavat lisaaega Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõu menetlemiseks. Aga see saab olla ka ainult maksimaalselt 3-4 kuud, et lihtsalt saada tõesti see lisaaeg, et seda ministeeriumi eelnõud Riigikogus menetleda nii-öelda ja me ei näe kindlasti seda eelnõud, kindlasti ei soovi seda eelnõud näha sellisel kujul, nagu ta täna esitatud on, ehk siis 5 aastat järjekordselt lükkuks 5 aastat kogu see seaduse muutmine edasi. Kuna see Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõu on hetkel hästi kuum teema, siis et ka viimased päevad on toonud mitmeid selliseid seisukohti erinevate huvitatud poolte vahel. Nii on välja ilmunud selline jahimeeste mõttekoja avaldus ja samuti on ka nüüd siis ikkagi Erametsaliit koos teiste erinevate omanike liitudega oma nagu sellise tugeva seisukoha välja öelnud, et kas selle tulemusena võib veel toimuda olulisi muudatusettepanekuid sellele Keskkonnaministeeriumi jahiseaduse eelnõule näiteks? Väga raske öelda, et ennekõike on täna on ennekõike pall nii-öelda Riigikogu liikmete väravas ja lõppkokkuvõttes täna saab see olema poliitiline otsus, et kas mingisuguseid muudatusettepanekuid arvestatakse või arvestata, kas seaduseelnõu liigub edasi, see on poliitiline otsus lõppkokkuvõttes ja meie omalt poolt väga palju enam midagi seal mõjutada ei saa. Mida küll peab ütlema on see, et tõesti neid muudatusettepanekuid, neid seisukohavõttu, neid on nagu laekunud päris ohtralt ja kui me vaatame kas või nüüd Erametsaliidu ja meie partnerorganisatsioonid, see on siis Põllumeeste Keskliit, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Omanike Keskliit, siis kuigi see lõppkokkuvõttes see otsus on poliitiline, siis ütleme, meie need muudatusettepanekud on äärmiselt laiapõhjalised ja
ma julgeks öelda, et see poliitiline otsus, milline iganes taga ei tule, näitab kindlasti sellist suhtumist siis meie seisukohtadesse ja laiemalt siis omandisse ja omandiõigusesse. Kas Erametsade Liidu hinnangul on uues jahiseaduse eelnõus saavutatud kompromissid metsaomanike või ka jahimeeste vahel, siis kas on saanud sellise õiglase lahenduse? No, seda on nüüd palju räägitud jah, et see seaduseelnõu on justkui nüüd kompromiss jahimeeste ja maaomanike vahel. Omalt poolt võin öelda, et tõepoolest Eesti Jahimeeste Seltsiga oleme me koos istunud jahinduse töögruppide tasandil ja selles mõttes Jahimeeste Seltsi tuleb tunnustada, et me oleme mõlemad tegelikult korduvalt kohtunud, me oleme neid erinevaid punkte läbi arutanud ja teatud küsimustes oleme tulnud lähemale, aga tõepoolest sellist väga konkreetset kompromisslahendust ja kokkulepet tegelikult sündinud ei ole, et selles mõttes ka need meie ettepanekud, mis nüüd Riigikogule edastatud said, ju näitavad, et meie hinnangul selles seaduseelnõus on veel väga palju punkte, mis vajaks täiendavat arutelu ja tähelepanu ja muutmist. Milline pikaajaline kas positiivne või ka välja tuua negatiivne mõju võib tekkida nüüd siis selle uue jahiseaduse eelnõu valguses, et mis puudutaks just metsaomanike ja jahimeeste sellist käitumislaadi või mõttelaadi muutust? Seda ilmselt kõige paremini näitab aeg, et kui see jahiseadus peaks jõustuma, eks ta sõltub ka sellest, millisena ta lõpuks jõustub. Kindlasti on seal selliseid negatiivseid nüansse maaomanikele, et kui seni on jahikorralduse seadus ja ka kehtiv jahiseadus on selgelt määratlenud jahiõiguse kui maaomaniku õiguse, siis uues eelnõus on näiteks antud paragrahv lahendatud selliselt, et on loetletud maaomaniku õigused jahinduses, ehk siis jahindus oleks midagi eraldiseisvat ja siis maaomanikul on seal mingid õigused. Et kuidas sellised punktid pikas perspektiivis mõjutavad, minu hinnangul on see pikas perspektiivis kindlasti maaomanikele negatiivne. Mis on nüüd küll selline positiivne, võib-olla on see jahindusnõukogude taasloomine, aga ka siin on meil väga konkreetne ettepanek, et mitte tekitada regionaalseid jahindusnõukogu, mis järgiks siis olemasolevate jahipiirkondade piire, vaid oleks ikkagi maakondlikud jahindusnõukogud. Siin on detaile, aga need jahindusnõukogud on ka selles mõttes kindlasti hea algatus, et toob regionaalselt jahimehi ja maaomanikke rohkem kokku. Kas uus seadus võib ka muuta näiteks jahikultuuri kui sellist üldse Eestis? Kas selle seaduse eesmärk võiks olla ka see? Kindlasti kui me võtame ette meie need kõige algsemad positsioonid, siis selline maaomandil põhinev jahindus kindlasti muudaks jahindust tervikuna kindlasti meie hinnangul paremuse poole. Kas seda nüüd ka olemasolev seaduseelnõu võiks teha, ma natuke kahtlen. Aga eks ta üks väike samm edasi ole. Järgmisel nädalavahetusel toimuvad siis Põlval Mammastes järjekordsed metsandustöötajate talvemängud. Et sel aastal küll veidikene lühendatud vormis, et mis on selle põhjuseks?
Jah, tõesti järgmine nädal toimuvad metsandustöötajate talimängud ja sel aastal on nad ühepäevased, et tegime natukene kava ümber ja keskendume talispordile ja suusatamisele, et mis seal salata, tegelikult on sellel ka eelarvelised põhjused. Talimängudel on meil kavas klassika ja vabatehnika sõidud nii naistele kui meestele. Saab osa võtta tõukekelgu matkast ja lõpuks on ka meeleolukam võistlus tõukekelgu teatesõit. Tegelikult on üks tubasem ala ka, et lisaks suusatamisele kõik bridžihuvilised saavad tulla bridži mängima. Teatavasti on ka peaauhinnaks päris uhke võistluse reis Horvaatiasse, et mis siis seal Horvaatiast toimuma saab nüüd siin paari kuu pärast? Horvaatias toimub 17. 23. veebruarini Euroopa metsatöötajate talinädal. See on sel aastal kavas juba 45. korda, et sellise tohutu suure traditsiooniga üritus, kuhu on oodatud iga aasta ka Eesti metsasektor. Kui nüüd tuleme Mammaste juurde tagasi, et kas midagi toimub ka sellist seltskondlikku peale, ütleme, võistluspäeva pikka? Võistluspäeva võtab kokku meeleolukas õhtune koosviibimine autasustamise ja mõnede mängudega. Et aasta on küll alles algas, aga millised on veel siin Eesti Metsaseltsil sellised suuremad projektid, ütleme, lähemate kuude jooksul ja võib-olla siin ka aasta lõikes, et mida hetkel juba nagu oskate öelda täpsemalt? Et kindlasti tuleb ära mainida Metsapealinn ja seal toimuvad üritused. Metsapealinna kuulutame välja esmaspäeval koos Metsapealinna tunnuslause valimisega. Lisaks pealinnas toimuvale kindlasti kutsume kõiki huvilisi raievõistlusi vaatama. Sel aastal on programmis traditsiooniliselt 3 võistlust. Esimene Maamessil Kevadkarikas 2013, teise võistlusena on top 10 Valgas ja loomulikult Eesti raiemeistrivõistlused Elvas. Mida siis soovida sellisele agarale suusahuvilisele, kes torvab nüüd kohe suuski määrima peale seda intervjuu vaatamist? Õnnestunud suusamäärimist! aastal 2012 on juba Hiiumaa omavalitsusest liit heaks kiitnud ühe taastuvenergeetika arengukava läbi Euroopa saartepakti tegevuste ja seal on kohalik kütus, bioenergia, kõik selline asi ainult teretulnud ja sellised CO2 emissiooni vähendamise teemad, asjad ka Hiiumaal nagu väga päevakorras ja teatud mõttes kohustusena võetud, nii et samas siis, kuna asume ikkagi ühes nii Eesti kui ka Euroopa jaoks ühes metsasemas piirkonnas ja tänane energiasõltuvus, ütleme, välistest teguritest, on see siis õliküte või väljaspool Hiiumaa toodud elekter on äärmiselt suur, siis loomulikult nii majanduslikult kui ka toimimise koha pealt, piirkonna toimimise koha pealt oleks äärmiselt oluline selline kohaliku taastuvenergia kasutamine ja täna Kõrgessaare vald koostöös nüüd Erametsaseltsi ja Hiiumaa Metsaseltsiga ongi nagu seda teemat ka arendamas, kuidas rohkem siis seda ka väheväärtuslikku puitu, mida meil Hiiumaal siiski on piisavalt ära kasutada nii energeetikas just eelkõige ja küttemajanduses ja samas ka, miks mitte ka elektri tootmiseks läbi väiksemate kombijaamade. Väga keerulised arutelud käivad Hiiumaal loomulikult teise suure energiaallika üle, mis on tuul, aga meie arengukava nagu keskendub praegu rohkem puidule ja
kui me nüüd räägime konkreetselt Kõrgessaare vallast, siis tänased arengud sellel teemal, kus me kahjuks kütame kogu munitsipaalelamuparki või munitsipaalasutuste hooneid kerge kütteõliga, mis on kindlasti üks kallimaid variante. Täna on projekteeritud ja kohati projekteerimisel ka nii koolide kui munitsipaalhoonete graanulkatlamajad, just kohaliku puiduga saaks seda nüüd rakendada. Loomulikult alati, nagu ka ettevõtja eelnevalt ütles, küsimus on kogustes ja üks 10 000 pelletiliin, mis toidaks Hiiumaad, see eeldaks ka kogu Hiiumaa kaasatulekut just sellise kütte peale. Muidugi siin haakub rida probleeme, millest ilmselt ka pärast pole juttu tuleb ja see on meie puiduressursi kättesaadavus, kohalike teede olukord ja vaatamata sellele, et täna kohalikke nimetatud vallateid on ikkagi kilometraasilt üle riigiteede kogu Eesti riigis, siiski see tänane majandamine ja rahastus ikkagi ei taga seda, et me saaks selle metsaressursini jõuda, sest reeglina on kohalikud vallateed eelpool metsateid, kus see mets peaks tulema. Kohati isegi kuni 2–3 kuud aastast on meil teed suletud, sellepärast nad ei kannata rasketehnikat märgadel perioodidel, et sellise ebastabiilse transpordisüsteemiga, kohaliku transpordisüsteemiga on ka väga raske neid asju sättida, et see on üks selle arenguga kindlasti üks osasi ja vajadusi. Ja loomulikult see tarbimise pool, me oleme suutnud 20 aastaga kaotada praktiliselt kogu kaugkütte võrgustiku, säilinud on seda natuke Kärdlas ja Suuremõisas. Aga üha rohkem hakkab see arusaamine jõudma ka sinna, et see kaugkütte on kõige efektiivsem variant ikkagi ka elanikkonnale ja ilmselt suurte alevike asulatega, meid on nüüd Hiiumaal 3 või 4 kokku, oleks mõistlik taastada see kaugküte, sest et teatavasti elektrienergia tootmisel kombijaamas on väga palju jääksoojust, mis selleks otstarbeks kasutada ja samas tootjatega arutades on seda mõistlik ka kasutada tootmisprotsessis, kas või pelleti kuivatuse protsessis.